Nii, tere tulemast kõigile. Kell on 11 saanud. Alustame tänase webinariga, et palun kõigil panna oma mikrofonid hääletuks, et pildid tehke kõik lahti, siis on tore näha, kes meile siia tulnud on, aga mikrofonid palun küll panna hääletuks, et siis kuuleme kõiki, kes siin rääkida tahavad. Hästi suur rõõm on näha, et teid siia täna nii palju tulnud on. See näitab kindlasti seda, et kõigil meil on noored südames, tahame noortega koos ägedaid asju teha ja noorsootöö nädal on meie kõigi jaoks väga oluline ja tähtis sündmus. Mina olen Liis Enson Haridus- ja Noorteametist ning selle aastase noorsootöö nädala projektijuht. Minuga koos on siin täna minu hea kolleeg Kadri Koort. Lisaks on veel mul 2 külalist, Jaan Aru ja Triinu Pääsnik. Ja alustame siis esimesena kõigepealt siin vaatame üle, et mis meil see ajakava täna ette näeb. Et Kaie, kas sa paneksid järgmise slaidi? Aitäh! Et kõigepealt tutvustan teile, et mis meil siin noorsootöö nädalal plaanis on, mis on meie peamised tegevused ja sündmused. Ja siis annan sõna Kadrile, kes räägib meile Euroopa noorteaastast ning siis juba avavad eksperdid Jaan ja Triinu meile loovuse ja enesearengu teemat. Nii, Kaie, palun, võid edasi panna. Aitäh, et selle aastane noorsootöö nädal leiab aset 7. kuni 13. novembrini. Et võib-olla juba jõudsite märgata ka meie teavitustes, et sel aastal oleme pannud noorsootöö nädala ajaks natukene varasema aja, kuna eelmise aasta tagasisidest toodi välja, et tegelikult see kuu lõpus toimub noorsootöö nädal, läheb hästi palju kokku jõulu tegemistega ja et võiks olla natukene varem. Ja seetõttu me siis sel aastal proovimegi, et vaatame, kuidas tuleb välja, et kui me alustame juba kuu alguses noorsootöö nädalaga. Ja aasta alguses kogusime sisendit nii noortelt kui ka noorsootöötajatelt, et mis võiks olla selle aastane noorsootöö nädala teema. Ja nii noored kui ka noorsootöötajad koos leidsid, et ühiselt, et üks hästi oluline teema, mida fookusesse sel aastal võtta, on loovus ja eneseareng. Et oleme ka varasemalt sellel teemal põrgatanud mõtteid ja see teema on läbi käinud, kuid hästi tugevalt siis sellel aastal tuli see välja, et loovus on oluline, loovusest peab rääkima ja vaatame siis, mis siis sel aastal teada saame, mis sündmused toimuvad. Et Kaie, ole hea, pane järgmine slaid. Ja noorsootöö nädal leiab aset juba 12. korda, ehk siis oleme väga pika traditsiooniga ja seetõttu eriti on rõõm näha, et teid nii palju siin on, et see annab ka meile sisendi, et see on kõigile teile väga oluline sündmus ja et seda on vaja korraldada. Esil on siis sel aastal loovus, annete avastamine ning arendamine, heaolu säilitamine, eneseareng, huvide ja hobidega tegelemine, võimaluste leidmine ja kasutamine ja ka tulevikuoskuste arendamine. Et sellised märksõnad võiksid olla selle aastase noorsootöö nädala peamised teemad. Ja mis siis noorsootöö nädala eesmärk on? Et eks ikka tõsta esile noori ja noorsootöötajaid ning noorsootööd ja noorte valdkonda, aga ka üle-eestilisi üritusi, võimalusi, tutvustada ka noorsootöötaja ametit ja pakkuda noortele uusi arendavaid kogemusi, luues siis mitteformaalse õppekeskkonna koos noorte endi ja noortega. Et meie eesmärk on ikka olnud see, et kõik need ägedad sündmused, tegevused ja ettevõtmised, mis noorsootöö nädala raames aset leiavad, et neid tehtaks koos noortega, noorte heaks ja noortele. Ja võib-olla natukene, et miks siis see loovus, et kuna hästi olulisel kohal noorte igapäevaelu toimimise juures on ka nende enda huvid, nende enda hobid, millega nad tegelevad, et siis see loovuse temaatika sobib väga hästi just kõnetama ka noori endeid. Ja hetkel väga tugevalt ka maailmas aset leidvad sündmused ju
mõjutavad noorte igapäevaelu toimimist, mistõttu siis ka noorsootöö ja noorte info ning selle kaudu noortele suunatud võimaluste ja pakkumiste levitamine on hästi olulisel kohal ning aitavad ka võib-olla tänases infokülluses noortel paremini orienteeruda ja leida neile just sobivad võimalused ja seeläbi toetada ka nende enesearengut, nende isikliku elu kujunemist, aga ka tuleviku planeerimist ning aidata ka mõista noortevaldkonnas ning haridusvaldkonnas omandatud kogemusi, oskusi ja teadmisi. Ja Kaie võib panna nüüd edasi, ja nagu ma juba varem mainisin ka, et siis täna meil külas ka 2 eksperti, kes siis aitavad neid teemasid lahti arutada, mõtestada ja neid paremini mõista. Ja nagu traditsiooniks saanud on, siis ka sel aastal toimub meil koos Eesti Noorsootöötajate Koguga kampaania Tunnusta noort ja noorte valdkonna töötajat. Et meie noorsootöö nädala kodulehel on olemas võimalus märgata ja tunnustada nii noori kui ka kolleege ja siis tuua neid seal välja. Et hetkel veel ei tasu veel sinna noorsootöö nädala kodulehele tõtata, kuna meil on see uuendamisel. Aga peagi anname ka oma kanalites märku, et millal meil uus noorsootöö nädala leht avaneb ja siis saab juba hakata vaikselt seal tunnustama, aga kindlasti saab seal ka juba hakata märkima erinevaid ettevõtmisi, tegevusi, mida teie ise koos noortega planeerite noorsootöö nädalaks. Ilmuvad meil temaatilised podcastid nii noorsootöötajatele kui ka noortele. Avame ka nende kaudu loovuse ja enesearengu teemat. Ilmub sel aastal noorsootöö nädalal ka Noorte Ekspress taaskord, aga sel aastal võib-olla natukene teistmoodi, et oleme andnud oma Noorte Ekspressi täielikult sel aastal noortemeeskonnale. Meil on olemas noor peatoimetaja ja kes siis kõik panevad kogu selle sisu, mis noorsootöö nädala Noorte Ekspressis ilmuma saab, panevad kokku siis kõik noored ise. Et täiskasvanutel siin väga sõna ei ole sellel korral. Lisaks, nagu traditsioon, siis ka sel aastal toimub meil sotsiaalmeedia kampaania, mis sel aastal kannab nime Loovus kapist välja. Hetkel veel jätan saladuskatte alla, et mis see sisu täpselt olema saab, aga teadmiseks, et kindlasti sotsiaalmeedia kampaania tuleb, et hoidke silm peal siis meie tegemistel meie sotsiaalmeedias. Nii nagu igal aastal, siis ka sel aastal on planeeritud üks selline suurem sündmus, mida me siis Harno poolt korraldame ja selleks saab sel aastal olema inspiratsioonipäev noortele, mis kannab nimetust Igaüks saab olla loov. Ja siinkohal üleskutse kõikidele teile ka, et üksi me seda ellu viia ei saa, et siin ootame teie abi ja tuge, et see ellu viia. Nimelt kutsume kõiki noortekeskusi, noorteorganisatsioone, huvikoole üles koos meiega 8. novembril korraldama inspiratsioonipäeva. Ja sündmuste korraldajad saavad siis oma kohalikul tasandil korraldada üritusi ja meie omalt poolt pakume siis kohaliku tasandi sündmusele toeks veebisündmust, millele saab siis teha otselülitusi. Ja oleme siis kutsunud oma veebisündmusele nii eksperte kui erinevaid inspiratsioonikõnelejaid, kes siis aitavad seda loovuse temaatikat ka avada ja selgemaks seda saada. Ehk siis meie plaan on korraldada selline hübriidüritus, kus ühelt poolt kohaliku tasandi tegijad saavad oma piirkonnas midagi ägedat korraldada ja toetame siis veebisündmusega. Ja kindlasti siin tasuks rääkida oma noortega, küsida, et mis neile parasjagu huvi pakub, mis teemadel nad tahaksid näiteks töötubasid läbi viia, et oleme planeerinud selle päeva nii, et seal on nende kõnelejate ja ekspertide paneelide vahel on ka sellist ruumi, et saab vahepeal teha mingeid tegevusi kohalikul tasandil ja mingid tegevused siis on otselülituse kaudu. Aga sellest ka varsti anname rohkem infot ja sisendit teile ka, et kuidas siis edasi toimetada.
aga ootame kindlasti kõiki osalema ja omale ka korraldama, et siis olekski meil üle-eestiline selline äge suur sündmus 8. novembril. Nii, ja Kaie, palun, vahetame slaidi. Ja siit ka üleskutse siis, et algata, vii koos noortega läbi neile huvipakkuvaid tegevusi, mine Noorsootöö nädala lehele, registreeri seal need sündmused, et siis näevad ka nii noored kui ka teised üle Eesti, et millega te parasjagu toimetate, mis toimuma hakkab. Lisaks sellele kindlasti jagage ka meiega oma tegemisi nii helis kui pildis. Tagige ära Teeviit, Noorsootöö nädal ja loovuskapist välja ja siis saame ka oma sotsiaalmeediakanalites teie tegevusi võimendada. Ja nagu ma ütlesin, et hetkel veel ei ole avatud meie Noorsootöö nädal veebileht, et see on uuendamisel, aga varsti, et oktoobris juba saab sinna minna tegevusi, sündmusi registreerima. Et siit tuli ka üks küsimus, et mis kellaaegadel on plaanitud see veebi 8. novembri sündmus, et siis hetkel me oleme praegu plaaninud niimoodi, et see võiks alata kuskil 3-4 paiku, et siis on lapsed koolidest või noored koolidest üldjuhul kodu tagasi ja et siis saaks et oleks kõigile sobiv selline kellaaeg, ja kuskil siis nii, et see võiks olla juba ka mitmetunnine sündmus ehk et alustada kuskil 3-4 paiku ja lõpetame siis kuskil 6-7 paiku. Et ta oleks ka noortekeskuses selline kellaaeg, et noortekeskused oleksid lahti. Ja ilmselt ka, kui mõni huvikool tahab oma noortega midagi ägedat teha, et siis huvikool ju ka enamasti toimetab peale koolitunde. Ja sel aastal tähistame ju ka siin Euroopas ja ka Eestis Euroopa noorteaastat ja nüüd annangi sõna oma heale kolleegile Kadrile, kes saab siis rääkida meile Euroopa noorteaastast. Tere kõigile, ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Ja mul on nii hea meel teid kõiki siin näha, nii palju tuttavaid nägusid, nii palju uusi nägusid, rõõm kõiki näha. Mina olen Kadri Koort, olen Liisi kolleeg ja ise ka Noorsootöö nädalaga kaua aega juba seotud ja mul on nii hea meel näha, et huvi nädala vastu läheb igal aastal aina suuremaks. Numbrid sellel webinaril, mis me teeme enne Noorsootöö nädalat, alati kasvavad iga aastaga. Tõesti, mul on hästi hea meel. Ja noorteaasta, nii nagu Liis mind sisse juhatas, tõepoolest sellel aastal on toimumas. Ja noorteaasta on väga tihedalt seotud noorte valdkonnaga, noorsootöö võimalustega, huvitegevusega, huviharidusega, kõige sellega, mida teie igapäevaselt teete. Ja kui ma enne ka mõtlesin, et mis ma teile siin räägin või mis ma tahaksin teile tuua esile, siis ma mõtlesin nii, et me ju tegelikult noorteaastat tähistame igal aastal. Et meie jaoks noorte valdkonnas tegelikult noorteaastat tähistamine ei ole mitte midagi erilist või mitte midagi sellist, mida me muidu ei tee. Me teeme seda ju ikka. Aga kui see aasta on Euroopa Liidus toodud noorte teema esile just selliselt, et tähistatakse üle Euroopa noorte aastat, siis on see lihtsalt võimalus, suurepärane võimalus meile kõigile tuua oma panus, oma tegevus, oma noored Euroopa tasandil esile ja näidata, mida me teeme. Kui sa, Kaie, saad, võid panna järgmise slaidi mulle, siis on ka mõned jutupunktid ees ka teil endale, siis paremaks minupoolse jutu haaramiseks. Ja just nimelt noorte aastal saame me kõik tuua koos oma partnerite, kolleegidega, noortega oma tegevuse esile. Ja Eestis ma arvan, et olete kõik kuulnud sellest, et noorteaasta toimub. Me oleme ise Teevida kanalites väga palju tegevusi ja sündmusi sidunud noorte aastaga.
toimusid suvefestivalid või koolivaheaja festivalid erinevates Eesti piirkondades, erinevad kampaaniad on selle raames toimunud. Nii et ma usun, et te kõik olete ühel või teisel viisil sellest kuulnud, aga kas ka juba kaasa teinud või mõelnud, mida tahaks teha. Seda saamegi tegelikult, ma usun, et selle minu osa lõpus kenasti kokku võtta, kuidas siis noorsootöö nädala tegevused ka Euroopa noorteaastaga siduda. Ja Euroopa Komisjon, kes siis noorteaastat eest veab, on toonud välja peamise eesmärgina, miks üldse sellist aastat on vaja tähistada, selle, et kuna noored on olnud väga palju erinevatest võimalustest eemal seoses COVID-iga, siis noorteaastal me tahame tuua noored tagasi noorsootöö võimaluste juurde, tööturu juurde, haridusvõimaluste juurde, tahame soodustada noorte omavahelist suhtlust, toetada noorte enesearengut ja nii edasi. Ja selleks, et seda kõike teha, on meil vaja teha noortega koostööd ja teada saada, mis neid huvitab, mis neil on vaja, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. Ja see on omakorda seotud noorte kaasamise, noorte osalusega, mis ka Eestis on väga tugevalt arenenud. Meil on kõikides kohalikes omavalitsustes, kas noortevolikogu või noorte algatuskogu ja igas kogukonnas, piirkonnas kindlasti ei ole noorte osalemine ja noorte kaasatuse teema üldse võõras. Seda me kõik edendame, arendame läbi oma tegevuste, kaasates noori, olgu see siis formaalsem formaat, tõesti nagu näiteks noortevolikogu või mitteformaalsem formaat, kus me tõesti lihtsalt arutame noortega, küsime nende arvamust, kaasame neid arengukava protsessi või kaasame neid mõne tegevuse korraldamisse, ehk siis me kuulame noori, tahame teada saada, mis neile meeldib, mis neile sobib, mille vastu neil on huvi ja vastavalt sellele siis planeerime oma tegevusi. See on meie igapäevane töö valdkonnas ja mitte sugugi võõras, mitte midagi teistsugust, mida me igapäevaselt ei tee, kui meil ei oleks noorteaastat. Ja kui võtta sõnasabast kinni, et kui me tahame noorte arvamusi saada, kui me tahame noorte huvisid saada, noorte mõtteid saada, siis see aitab omakorda kujundada tulevikku ja seda tahab ka Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ehk et tänased noored, kes toimetavad kogukondades, räägiksid aktiivselt kaasa selles, mis neile meeldib, mida nad tahavad, sest see mõjutab tulevikku. See mõjutab seda, millised on meie noorsootöö võimalused 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, millised on hariduse, tööturu võimalused täpselt samamoodi 10, 15, 20 aasta pärast. Noored on tulevik, seda mõistab Euroopa Liit väga hästi ja tahab olla rohkem kaasavam, tahab olla rohkem noorte poole kaldu sõna otseses mõttes ja saada tuge noortelt nendel teemadel, mis on mitte ainult tänaste noorte, vaid meie kõigi väljakutsed, digitaliseerumine, keskkonnateema, tööturu teema, need väljakutsed, mis meil täna ühiskonnas on. Tahame teada saada, kuidas noored tahavad tulevikus töötada, kuidas tahavad noored tulevikus õppida, kuidas noored tahavad osaleda huvihariduses, huvitegevuses. See on see, mis siis Euroopa Liitu ja Euroopa Komisjoni huvitab ja miks nad üldse on selle algatuse ellu kutsunud. Ja meie kõik siin Eestis teeme seda nii ehk naa oma igapäevase töö raames, me kaasame noori, me kuulame noori, me kaasame noori arutelude juurde, olgu need plaanid siis pikemaajalised või lühemaajalised, ühel või teisel viisil kaasame ja oleme noorte jaoks olemas, teeme tegevusi noortele ja teeme tegevusi noortega. See vastab kõik sellele, mida see Euroopa noorteaasta endast siis kujutab. Ja üle Euroopa toimuvad tegevused samamoodi Lätis, Leedus, Saksamaal, Portugalis, Eestis, igal pool toimuvad erinevad tegevused, mille siis on noortevaldkonna tegijad tõstnud esile. Kaia, palun slaidivahetust. Ja nii ka meie saame noorsootöö nädala tegevused tõsta ka Euroopa tasandil esile. Nüüd võib see tunduda sellise võib-olla natukene topelt tööna või natukene liigse liigutusena, aga
kui sa oled planeerimas noorsootöönädala sündmust, no oletame, et sa teed kaasa 8. novembril sellel inspiratsioonipäeval, kuulate noortega inspiratsioonikõnelejaid veebis, väga ägedad esinejad tulevad ja teete mingisuguseid tegevusi kohalikul tasandil, siis te saate selle tegevuse ju registreerida noorsootöönädala sündmuste kalendrisse. Aga selleks, et kolleegid üle Euroopa, noored üle Euroopa näeksid, mida te teete, millal te teete ja mis eesmärgiga see tegevus on võimalus ka need tegevused lisada Euroopa noorteaasta kalendrisse, mis on leitav siis Euroopa noorteaasta veebilehelt. Et Liis kindlasti jagab neid slaide teiega peale selle webinari toimumise järgselt. Te saate sealt avada selle lingi, aga kui sa paned praegu Google'isse Euroopa noorteaasta, siis sa peaksid jõudma Euroopa noorteaasta eestikeelsele veebilehele ja vasakul küljel on siis logod, sündmuste kalender, uudised ja nii edasi, ja et sa saad selle sündmuste kalendri võtta ka sealt lahti. See on siis meie poolt selline hea võimalus sulle ja sinu noortele, hea võimalus tuua oma tegevused esile, näidata, mida me siin Eestis teeme ja jagada seda kõike siis kolleegidega ja teiste noortega üle Euroopa. Kui sul on küsimusi, kuidas seda kalendrit kasutada või milliseid tegevusi sinna registreerida, ka noorsootöönädala väliselt, need ei pea ainult olema noorsootöönädala tegevused, võib-olla sul toimub mõni põnev projekt või tegevus ka praegu või ma ei tea, detsembris peale noorsootöönädalat, siis ka need tegevused on kõik sinna oodatud, et oled oodatud neid sinna märkima, oled oodatud neid sinna esile tõstma. Ainuke asi, millega pead arvestama, et see keskkond tahab seda, et sa teeksid ennast kasutajaks. Nii et sul võib mõni minut kauem aega minna sellega, et sa teed sinna keskkonda endale kasutaja ja siis juba saad hõlpsasti sinna keskkonda igal ajal ligi ja oma sündmusi sinna sisestada. Ja kindlasti kutsun sind ka üles kasutama Euroopa noorteaasta logo. Selle logoga ei kaasne mitte mingisuguseid kohustusi. Et ma ei tea, see tegevus peab olema rahastatud kellegi poolt või see tegevus peab olema mingisuguse väga konkreetse spetsiifikaga. Seda ei ole. Pane oma tegevusele kollane, sinine, must, valge, roheline või roosa logo. Vahet ei ole, milline värv sulle meeldib. Kui sa tahad selle tegevuse tõsta esile oma kogukonnas Euroopa tasandil, kasuta julgesti logo. Pane sa oma tegevustele peale ja kui sa tahad näidata, mida sa teed, siis lisa see tegevus ka Euroopa noorteaasta sündmuste kalendrisse. Ja mina olen Eesti poolt siis Euroopa noorteaasta koordinaator ja kui sul on mulle mingisuguseid küsimusi või ettepanekuid või sul on mingisuguseid muresid, ma ei tea, sa ei saa sinna kalendrile ligi või mõni muu ettepanek, küsimus, siis võid minuga alati võtta ühendust kadri.koort@harno.ee ja rõõmuga toetan sind. Aitäh, minu osa siin lõpeb ja kui mulle on küsimusi praegu või ettepanekuid, siis ka rõõmuga vastan. Tundub, et ei ole, aga mina tänan ja annan sõna üle või tagasi, kuidas pidi see meil on. Ja aitäh, Kadri, sulle. Ja kui kellelgi vahepeal tekib küsimusi, siis siia chatti võib neid ka loomulikult panna ja siis me jooksvalt vaatame, et kas vastame siia chatti või saame siin esinejate vahepeal ja lõpus ka kindlasti teeme küsimuste vastamise vooru, et siis saame ka nendele vastata. Aga nüüd, et mis imeloom see loovus siis ikkagi on ja mis selle all mõeldakse? Hästi palju sellest viimasel ajal räägitakse, hästi palju on see viimasel ajal kuidagi teemaks, et olen endale appi kutsunud Jaan Aru, kes ehk oskab sellele küsimusele vastata, et mis see loovus on ja kuidas meie noorsootöötajatena saame olla noore loovuse arengul toeks või noore loovust saame toetada. Nii et palun, Jaan, sõna on sul. Tere ja aitäh. Ma ei tea, kas sa tahad selle slaidid eest ära võtta või et siis on minu nägu rohkem näha. Ma ei tea, kas seda vaja on, ilmselt ei ole. Aga jah, et minul slaide endal ei ole, kuna lihtsalt neid Zoomi kohtumisi on niigi palju ja tore natukene inimlikumalt teha asja. Nii, ametlikult tuleb öelda ka, et ma olen Tartu Ülikooli
Arvutiteaduse instituudi kaasprofessor, aga loovus on tõesti üks teema, mille üle mul meeldib mõelda ja arutada. Ja ma pean ütlema, et see on päris ohtlik teema. Ta on ohtlik seetõttu, et inimestel on tihti nagu suured väärarusaamad sellest teemast ja näiteks ükskord ma rääkisin õpetajatele, koolijuhtidele loovusest. Enda arvates selgitasin pikalt ja piisavalt, et mis see loovus on, aga siis tagant reast üks mees tõstab käe ja nagu ta oli pahane minu peal, ütles, et meil on ju piisavalt neid tänavakunstnikke ja viletsaid muusikuid. Meil on tarvis elektrikuid, meil on tarvis tarkvarainsener. Ja siis ma ütlesin talle, et ma olen nõus. Muidugi meil on tarvis elektrikke ja tarkvarainsenere, aga me tahaksime, et ka need inimesed teaksid, mis on loovus ja oskaksid tulla loovate lahenduste peale. Mitte nüüd selles suhtes, et kutsud elektriku ja siis ta vaatab seda neid juhtmeid ja siis hoopis kirjutab sulle luuletuse. Ei, mitte selles suhtes, eks, vaid loovaid lahendusi selles suhtes, et need inimesed oskaksid tulla uut tüüpi lahenduste peale, mis ei ole ette kirjutatud, lahenduste peale, mis ei ole varem selgeks õpitud. Ja niimoodi sõnastades on loovus midagi, mis tõepoolest igal alal saab toimida. Igal pool, kus on vaja midagi teistmoodi lahendust leida. Ja see on tõepoolest igal pool, kui me hakkame mõtlema. Ükskõik, kas me räägime kokandusest, me räägime spordist, me räägime teadusest, me räägime ettevõtlusest, me räägime noorsootööst, eks. Teil tihtipeale kindlasti on mingisuguseid olukordi noortega, kus te varem pole olnud. Heaks noorsootöötajaks teeb teid see, et te tulete nende lahenduste peale, eks. Ja teinekord pärast ise ka mõtlete, et see oli ju teistmoodi lahendus ja tore lahendus. Aga palju hullem minu arvates on see, kui inimesed, võib-olla osa teie hulgast, aga kindlasti palju inimesi, nad ei saagi kunagi aru, et nad üldse nagu loovusega midagi teevad või et nad loovate lahenduste peale tulevad. Jälle kujutame ette seda noorsootöötajat, kes lahendab keeruka olukorra mingite noorte vahel, leiab mingi hea lahenduse, aga kui ta ise aru ei saa, et see oli loov lahendus, siis ta ei pea ennast ju loovaks, eks. Ja ilmselt minu kõige suurem mure on just see, et kui ma käin koolides ja räägin õpilastega, siis on näha, et meil on ühiskonnas ongi lihtsalt sellised valed arusaamad loovusest ja andekusest. Me arvamegi, et loovus on midagi, mida teevad need kunstnikud ja muusikud. Ja veelgi enam, meil on arvamus, et jah, osad inimesed on loovad, teised ei ole. Ja kui noorel on selline arvamus, siis tal on väga raske tegelikult leida seda potentsiaali, mis tema enda ajus tegelikult on. Sest see eelarvamus nagu pidurdab teda, et ta nagu vaatab, et mul on siin 3-4, on ju, ma vist ei ole andekas, muusikas ka ei ole hea, kunstis ka ei ole hea, spordis ka ei ole hea, on ju, okei, mis siis ikka on ju. Niisiis minu arvates nagu kõige esimene asi, mida teie saate teha ja mida mina alati teen, kui ma noortega räägin, on see, et me nagu selgitame paremini, mis see loovus on ja läbi selle nagu anname mõista, et see ei ole mingi asi, mis koheselt peab välja paistma, vaid see on mingi tegevus ja asi, mida me saame teha ja kuidas me saame oma aju nagu arendada ja kasutada. Niisiis, mis see loovus on? Minu jaoks nagu kõige parem viis nagu loovusest mõelda on mõelda loovusest nagu Lego ehitamisest. Aga see on Lego, mida me ehitame oma aju sees. Mitte nii, et me võtame Lego tükid ja topime aju, palun ärge seda tehke, vaid lihtsalt me kujutame ette, et need teadmised tükid, mis meie ajus on, need on nagu Lego tükid, jah?
Need teadmistetükid on erinevate asjade kohta, eks teie, kes te olete noorsöövaldkonna töötajad, te teate väga palju sellest valdkonnast. Võib-olla teil mõnel on hobi, huvi mingi muu asja vastu, siis te teate selle asja kohta. Iga inimene, kes midagi teeb, millegagi tegeleb, tal on teadmistetükid sellest. Ja loovust võimegi vaadata siis, kui nendest teadmistetükkidest uute struktuuride ehitamist. See on see analoogia ka Legoga, et kui teil on Lego tükid ja teie eesmärk on nendest ehitada midagi uut, midagi teistmoodi, siis see on loovus Lego ehitamises. Aga kui me nüüd läheme tagasi aiu, siis kui te või noor või ükskõik mis inimene kombineerib neid tükke oma ajus ja üritab uusi asju teha, siis see on loovuse protsess. Ja mulle meeldib see analoogia, sest ta aitab kohe mitut asja mõista. Ta aitab mõista seda, et meil kõigil on see oskus ja algoritm olemas nagu uusi asju kokku panna, eks? Et kui teie laps joonistab sinepiga seina peale, see on sigadus. Aga kui ta seda esimest korda teeb, siis see on ka loov. Kui ta teist korda teeb, kolmandat korda, kuuendat korda, see on lihtsalt sigadus. Aga alguses on see loovus, sest ta paneb uued asjad kokku. Ta paneb kokku selle, et sinep teeb jooni ja sellega saab joonistada. Ühesõnaga, see on selline lihtne kokkupanek. Teine asi, ja veel tähtsam asi, mida me sellest Lego analoogiast näeme, on see, et loovus ongi protsess, mis võtab aega. Et on lihtne 2 tükki kokku panna, on lihtne 3 tükki kokku panna. Palju raskem on sellest siis midagi keerukat ehitada, eks? Ja me saame koheselt aru, kui me mõtleme selle analoogia peale, et loovtegevus, loovus võtab aega ja vajab seda, et me oleme teinud ära selle eeltöö, kus meil on ajus tükke. Meil on kogutud sinna teadmisi. Ja siin te näete seda ühte suurt müüti, mis on loovusega seotud, eks, et loovus on midagi, mis tuleb niimoodi, järsku lihtsalt tuleb ja ma ei saa sinna midagi teha, eks. Ja olen rääkinud paljude noorte inimestega, kellel on see väär arusaam, et loovus on midagi, ma ei saa mitte midagi sinna teha, et mõnel vahel tuleb hea idee, mis ma teen, et ma lihtsalt ootan, kui tuleb hea idee, siis tuleb. Ei ole niimoodi. Aktiivselt saab inimene teha midagi loovuse jaoks ja see on nende tükkide kogumine ja selle asjaga tegelemine. Ja see on tähtis asi, mida noortele öelda, et kui nad hindavad mõnda inimest, tavaliselt on see muusik või näitleja, eks, et nad peavad aru saama, et jah, see inimene võib müüa hästi palju neid oma laule, ta võib olla hästi kuulus, aga et ta ei ole sinna jõudnud niisama. Mõni on pidanud tegema vähem tööd, mõni rohkem, aga kõik need, kes on töölised nagu iidolid noorte jaoks, nad ikkagi on pidanud väga palju tööd tegema. Ja seda noored kipuvad alahindama, eks. Ja me ise ka ühiskonnas, et me ütleme, et näe, küll see inimene on andekas, selle asemel öelda, et küll ta on tegelikult pikalt ehitanud, küll ta on vaeva näinud. Ja see on väga tähtis suhtumise muutumine, sest ühelt poolt, kui me ütleme, et tähtis on andekus, siis võib inimesel ja eelkõige noorel olla suhtumine, et ma ei saa midagi sinna teha. Ma ei ole andekas, mul on 3-4. Ja teiselt poolt, kui me ütleme, et see on protsess, see on tegevus, milles tulemus sõltub sellest, kui palju sa sinna aega investeerid, siis võib mõni noor aru saada, et kuule, seda ma suudan teha, jah, ma praegu ei ole väga võib-olla siin milleski väga andekas, aga ma viitsin tegelikult sellega tegeleda, ma viitsin nuputada, ma viitsin pingutada. Ja see ongi kõige tähtsam asi, mida mina ka noortele ütlen, et nende kõikide ajus on olemas see algoritm, mis suudab niimoodi tükki kokku panna, mis suudab nagu uusi asju teha. Nad peavad aru saama, et see, mis on praegu, see, mis on siin ja praegu, olgu neil 3-4, olgu nad matemaatikas kehvad, olgu nii, et isegi õpetaja ei pea teda andekaks, olgu nii, et ta ise ei pea ennast andekaks, see ei loe. See, mis on praegu, ei loe. Palju tähtsam on see, mida ta tahab teha.
mida ta oma ajaga edaspidi teeb, kuidas ta teeb. Sest loovus on midagi, mis võtab aega ja need lapsed, noored, kes hakkavad varem neid samme tegema, nad jõuavad ka kaugemale. Ja kui me vaatamegi, ja ma soovitan alati ka noortel või siis teil noortega vaadata koos nagu mõningate muusikute või ükskõik kelle elulugus, me tavaliselt näeme, et nad hakkasid oma asjaga ka varakult pihta. Mitte nii, et kogu aeg tegid suvalisi asju, istusid niisama TikTokis ja siis järsku nüüd on superstaarid ja maailmakuulsad näitlejad. Ei, selleks, et saada heaks näitlejaks, pead juba varakult hakkama tegelema sellega. Selleks, et saada heaks ettevõtjaks, pead sa hakkama ka sellega tegelema, erinevaid tükke koguma ja nii edasi. See on igal alal nii. Ei ole mingit teist teed. Ja kui see sõnum on midagi, mis me noortele saame edastada, siis me oleme väga suure võidu juba teinud. Ja ma usun, et osa teil on selliseid kogemusi, kes tahab, võib mulle muuseas alati kirjutada nendest kogemustest, kus ongi nagu mõni noor, mõni laps, kes ei ole näinud endast mingisugust sellist annet, loovust ja võib-olla läbi teie töö, läbi kolleegi töö on avastanud, et ma võiks ju teha seda ja ükskõik, mis asi see on, et te puutute väga erinevate valdkondade kokku ja mis on väga tähtis öelda, et mina ei pea silmas siin ainult mingi koolihariduse sees toimuvat, vaid pigem just sellest väljas, et noorel ongi, ta leiab enda jaoks mingi hobi, mis võib olla isegi nagu vahel kurioosne, imelik, aga ta teeb seda ja ta areneb ilmselgelt, ta tahab seda teha. Ja tõesti nagu erinevatel alad. Et kellel on näiteid, võib mulle alati nagu kirjutada, et ma hea meelega kogun neid näiteid. Et see on kõige tähtsam, et noored seda teavad, et meil ja teil on nagu võime seda selgitada ja öelda. Ja ka otsida igast noorest, et mis võiks olla see asi, mida tema nagu tahab teha. Mis võiks olla see asi, kus tema võiks kusida, mis võiks olla see teema, kus tema võiks seda loovusele kood ehitada, eks. Ja siis teine aspekt, mis on seotud esimesega, ongi see, et tulebki rõhutada, et see ei käi niimoodi plaksti, vaid selleks on vaja tööd teha, vaeva näha, eelkõige ka aega võtta, eks. Et tihti te olete ka ilmselt kogenud noori, kes nagu nad hakkavad millegagi tegelema, aga siis nädala pärast on frustreeritud, et mul ei tule välja. Mida me peame sel kohal ütlema, et see ongi normaalne. Pärast nädalat ei tulegi veel välja. Mõned asjad võtavadki kuu, mõned võtavad mitu aastat, eks. Et see nagu alati sõltub sellest, kui palju sa investeeringut oled nõus tegema ja veel kord on neid noori, kes nende see lähtepositsioon ei ole nii hea. Aga nad on nõus pingutama, nad on nõus palju investeerima ja siis tegelikult jõuavad niimoodi ka kaugemale. Nii et minu suhtumine on alati see, et kõikides noortes on potentsiaal, paljudel see koolis ei avaldu, koolis ei ilmne, aga see ei tähenda, et seda ei oleks ja seetõttu mul on hea meel täna siin olla teiega, kes te kõik teete sellist teistmoodi tööd ja aitate nagu noortel neid teistmoodi andeid ka välja tuua. Teate, et see ei ole alati lihtne, mitte iga noorega ei ole see kohe leitav ja nii, aga me peame, see on meie üles nagu otsida, et mis võiks olla selle ühe või teise noore tee. Ja siis selles valguses, kui see on, te näete, et on probleem selle noore jaoks, selles valguses võib siis rääkida ka selle noore inimesega nagu näiteks nutiseadmete või arvuti kasutusest, eks. Et kui tal tegelikult on hobi või ta tahaks midagi teha, te näete, et tal on nagu huvi selle asja vastu, ühe või teise asja vastu jällegi, eks. Aga ta lihtsalt ongi, näete, et ta on alati telefonis ja selle peal läheb palju aega, siis mida mina noortele ütlen, jällegi, ma ei alusta mitte sellest, et nutiseadmed on halvad, vaid ma ütlengi, et kui te tahate oma aju kasutada, kui te tahate midagi oma eluga teha, kui te tahate seda loovusele ego ehitada, siis peate aru saama, et teil on piiratud aeg. Ja keegi ei keela, teil on ju seal nutiseadmes oma sõpradega vahepeal rääkida, aga küsimus on, et kui teil tegelikult tahaksite midagi muud oma eluga teha, siis kas võiks seda aega vähendada ja hoidagi iga päev ka see tund või 1,5 tundi, kus ma tegelengi iseenda asjadega, iseenda selle
loovuse Lego ehitamisega. Jällegi, teist teed ei ole. Mida varem me hakkame neid tunde koguma, mida varem me hakkame seda loovuse konstruktorit ehitama, seda kaugemale me jõuame. Ja niimoodi selgitades on teinekord siis võimalik ka noorel inimesel neid asju nagu perspektiivi panna ja tegelikult siis neid nii-öelda aega võtvaid tegevusi vähendada, mis ei pea olema ainult nagu seotud nutiseadmetega, arvutitega, võivad olla ka mingid teised tegevused, eks. Ja ühesõnaga põhiasi, mis tänasest sellisest väikesest sissejuhatusest peaks kaasa jääma, on see, et noored, nagu te teate ka, nad tihtipeale ise ei tea, nad ei ole aru saanud sellest. Nad ei tea, mis loovus on. Nad ei tea, et tegelikult see, et kuskile jõuda vajab palju tööd. Ja nad ei ole mõelnud selle peale, et nad tegelikult raiskavad palju aega niisama näiteks TikTokis istudes. Nad võiksid selle ajaga midagi muud teha. Tihtipeale nad ei tea, mis see muu võiks olla, on ju. Teie töö, meie töö, minu töö on see, et nagu leida ja aidata neid nagu selliseid erinevaid variante pakkuda. Niisiis suur aitäh teile kõigile selle töö eest, mis te teete. Ma loodan, et te saite siit mõne väikse sellise kasuliku Lego jupi. Kui teil on häid näiteid, palun kirjutage ja põhimõtteliselt oleme alati teie jaoks olemas. Aitäh! Suur aitäh sulle, Jaan. Mina just kohe hakkasin mõtlema, et tegelikult noorsootöö ongi just see koht, mis sa ka välja tõid, et kus me saamegi tegelikult toetada just võib-olla kõiki neid ägedaid tegemisi ja andeid, mis võib-olla seal nii-öelda akadeemiliselt ei väljendu. Ja tihtipeale nagu võetaksegi hästi fookusesse see, et üks tubli noor on see, kellel on kõik 5 ja on akadeemiliselt edukas, aga tegelikult, et noorsootöös me näeme ka koolikeskkonnas, kas või läbi õpilasesinduse töö, et tegelikult võib-olla see sama noor, kes ei ole nii andekas, võib-olla matemaatikas, siis ülihästi ta veab näiteks koolilaata ja on projektijuht koolilaadas ja teeb ja toimetab ja vaikselt kogu aeg teeb ja siis 10 aasta pärast on üks äge suur ettevõtja näiteks. Just, et meil on ka selliseid inimesi vaja, kas see on andekus ja loovus on väga erinevatel aladel. See on midagi, mida paljud teist hästi teavad, aga mida tegelikult ühiskonnana peaksime rohkem teadma ja arvesse võtma, et see on see niimoodi. Ja. Aga nüüd palun ma korraks kõigil tõuse hetkeks püsti. Oleme siin päris palju istunud. Laseme nüüd korra hetkeks, et tõuseme püsti, laseme oma ajul uuesti tööle hakata. Ja kui sa oled ennast korra sirutanud, siis istu tagasi. Ja nüüd annan sõna ma Triinule, kes võtab fookusesse enesearengu teema ja räägib, et mis see eneseareng on ja kuidas me siis saame noore arengut toetada. Ja kui Triinu on oma teemaga niimoodi saanud ühele poole, siis ta võtab sõnajärje edasi koostöös Jaaniga ja proovib siis vaadata, et mis siis kokku tuleb, kui on meil loovus ja eneseareng. Nii lahe oli, et Jaan lõpetas sellega, et kui teil on selliseid näiteid, et siis saatke mulle. Ma kindlasti saadan, mul üks selline hiljutine selline lahe pakett ilmus nii-öelda silmad ette, et minu endine õpilane. Tere, minu nimi on Triinu, minul ka ei ole slaide, nii et saate rõõmsalt lihtsalt vaadata ja nautida ja kuulata kaasa. Kõigepealt ma palun teilt noorsootöö spetsialistid. Teie tunnete oma valdkonda. Mina seal veel ei ole töötanud, ma olen varem töötanud pikalt õpetajana ja haridussektoris endiselt jõudsalt tegus. Mina tunnen seda valdkonda, ma tunnen täna ennast justkui siis enesearengu nii-öelda valdkonna spetsialistina. Jaan oli siin, andis oma poole siin nii-öelda selle loovuse juurest, nii et teie peaksite nüüd panema need 2 ja oma selle noorsootöö maailma kokku ja need kuidagi omavahel nii-öelda klotsidena mängima ja kombineerima. Et see on teie loovuse koht, nii et pange julgelt see tööle ka, sest
jah, ainult teie saate põhimõtteliselt need kaks asja kolmandaga siduda, et anname need klotsid siis meie omalt poolt. Jaan küll pildi võttis välja, aga ma loodan, et sa oled jätkuvalt siin lihtsalt sellepärast, et minul on eelisseis ja minul on paar küsimust sinule juba valmis mõeldud, aga sina siis kuula kaasa, mõtle kaasa ja äkki siis saad mullegi ühe küsimuse vormistada. Paneme selle kolmanda osa nii-öelda loovalt käiku, vaatame, mis sealt saab. Aga sellest enesearengu teemast käib jah, kuidagi hästi palju käib läbi. Seda teemat minu maailmas ka. Töötan hetkel siis haridusmentorina ja fookuses on õpetajad eelkõige ja nende eneseareng, kui niimoodi öelda. Aga iseenesest ei ole ju vahet, sest eneseareng ja enese tundma õppimine puudutab meid kõiki. Nii et kui ma mõtlesin selle peale, et kuidas eristada näiteks või millegipärast eristatakse nagu kool ja haridus ja noorsootöö ja eneseareng või mitteformaalne haridus ja eneseareng ja kõik on kuidagi seal teisel pool skaala lõpus, siis ma mõtlesin nagu ka sellise metafoori peale, et kool ja haridussüsteem on justkui selline linn, kus on juba valmis treitud teed, asfalteeritud tavaliselt, eks ole, mingid foorid, mingid käigud, mingid punktid, kust sa nagu liikuma pead ja eneseareng on justkui see mets, mida sa lähed ise avastama, mille sees tegelikult on ka loodud ju haridussüsteem ehk siis linnad. Ja kui siit veel edasi mõelda, siis eneseareng on ka nagu kool. Aga see kool on sinu enda loodud kool, sinu enda jaoks, kus sina oled õpetaja ja sina oled õpilane. Sina valid ise need teemad, sina valid järjekorra, sina valid, mis tasemel sa tahad seda ennast tundma õppida ja nii edasi. Vajadusel paned endale ka hindeid, aga iseenesest on jah küsimus, kas need on vajalikud üleüldse. Aga see jagu mõnele teisele korrale, see arutelu paneb mind väga põlema. Igatahes see enesearengut võibki võib-olla niimoodi vaadata kui sellist protsessi, mis on samasugune õppimise protsess nagu elu iseenesest niikuinii on, aga see on iseenda tundma õppimise teekond. Selle jaoks, et nii nagu Jaan rääkis, eks ole ka, et ma teaksin üldse, mis mind huvitab, ma pean ju kaevuma iseenda sisse. Mõnikord need huvid on tegelikult meil silmade all olemas. Tegelikult on. Kui te vaatate kas või enda Instagrami või mõne muu sotsiaalmeedia feedi, seda infovoogu, mis sealt tuleb, mis teemad sealt tulevad laiali. See kõik juba näitabki, need on andmed, mis on meil juba olemas, mis meid huvitab praeguses elus. Need inimesed, kes on meie ümber, need inimesed räägivad ilmselt neid jutte, mis meile praegu sobivad. Ehk siis kui mõelda, et kuidas seda enesearengut siis nagu üleüldse teha, siis on oluline teada, kus ma praegu olen, mis mind praegu huvitab ja kaardistada see asi ära. Seda saab teha noorsootöötaja iseenda peal ja soovitan seda alguses ka niimoodi teha või siis noortega koos teha või siis anda siis noortele tegemiseks. Et kaardistada ära enda mõtted, enda tunded, enda sõnad ja mida ma praegu, milliseid sõnu ma võib-olla tarbin kõige rohkem. Mitte infona võttes, aga ise rääkides. Kas ma üldse panen tähele, mis sõnu ma kasutan? Et see on ka selline huvitav asi, mida me tavaliselt tihtilugu ei märkagi, sest see on nii tavapärane, kuidas me räägime meile endale, aga kui me tahaksime midagi ka enda sees muuta ja enda tegevustes muuta, siis see on asi, mida tasub jälgida ja mille vastu uudishimulik olla. Nii et võib-olla selline esimene soovitus tegelikult olekski olla maailma suhtes uudishimulik ja enda seniste mõtete osas natukene skeptiline, natukene kahtlustav, panna ennast iseenda uurija positsiooni. Vabalt võib võtta luubi nii-öelda ka, metafoorilise luubi, eks ole ka, ja vaadata päriselt, miks ma praegu käitun nii, nagu ma käitun, miks on mul sellised valikud, nagu ma olen teinud, mis neid valikuid on mõjutanud, et natukene nii-öelda ka vaadata, et mis klotsidest ma nii-öelda olen kokku pandud praeguseks hetkeks. Nii nagu Jaan ütles ka, et see ei pea niimoodi jätkuma. See võib, kui sulle meeldib see, kus sa oled, aga kui sa tunned, et tegelikult tahaks midagi veel, aga ma ei saa aru, mis asi see on,
siis tuleb vaadata, kus sa praegu oled, mida sa näed, mis sind inspireerib, mingid inimesed, mingid tegevused, midagi, mille sisse sa täiesti ära kaod niimoodi, et ajataju kaob ka ära. Mingid sellised tegevused, kas see on siis piljardi mängimine, on see sõpradega, ma ei tea, mingite videote tegemine, on see, TikToki videod on ju hästi nagu aktuaalsed, on ju, et võib-olla selle sees on hoopis mingisugune tegevus, mis mulle väga meeldib tegelikult ja kus ma siis edasi saan ennast arendada. Ja küsitakse ju ka, aga kuidas ma siis nagu aru saan, et ma arenenud olen? See on üks selline huvitav küsimus, eks ole, et mille järgi ma tean, et ma arenen. Ja ise ongi seda natukene keeruline ju iseendale nähtavaks tuua. Kuigi, kui ka mina vaatan enda lapsepõlve või noorusaja pilte, siis on ka selge, millised valikud ma olen tol ajal teinud, mis olid väga ägedad minu meelest, aga millele nüüd vaatan võib-olla niimoodi natukene nagu muiates või natukene isegi vahel piinlikkust tundes, eks ole. Et aga sealt ma näengi, et ma olen arenenud. Jällegi, need samad andmed koguda kokku. Andmetest ma ei pea hakkama ennast kuidagi testima või mingid küsimustikke tegema. Need andmed on meil tegelikult silma all kõik olemas. Kõik on olemas. Mõnes mõttes on isegi hea aeg-ajalt sellisel puhul, et internetis on need kõik olemas, mis me oleme teinud. Kui ma tahan juba näha, et ma juba olen arenenud, siis ma võtan lihtsalt 2 kuud või 2 aastat või võib-olla 10 aastat tagasi mingisugused postitused, mingisugune materjal, mis ma olen loonud, teen seda täna ka sarnaselt ja siis juba tekib see muutuse protsess juba nähtavaks. Ma saan aru, ma ikkagi olen õppiv organism, eks ole, ja siis suudan ka järelikult edasi minna. Ja mulle meeldib öelda aeg-ajalt sellist lauset, et me ei tea, kui palju me suudame suuta, aga me teame, et me suudame muuta seda, mida me praegu suudame suuta. Seda oleks hea nüüd panna pausi peale ja siis nagu tagasi võtta, eks ole. Aga mõtle korraks selle peale. Jaan räägib ka aeg-ajalt ju sellest, et me ei tea tegelikult aju potentsiaali, me ei tea, mis on see 100%, aga me teame, et me suudame seda teistmoodi kasutada. Ja selles ongi areng kui selline ju väljendub ja eneseareng niisamuti. Ehk siis ma avastan enda kohta midagi, mida ma ennem ei teadnud. Ja kõige parem on seda tegelikult avastada kellegagi koos heas mõttes mõttemänge mängides, kes tunneb meid, kes võib-olla jälgib meid, kes jälgib meie sõnu võib-olla vahepeal. Et kui ma ise tulen nii-öelda siis kooli ja hariduskontekstist, siis on hea öelda, et käi kolleegi tunde vaatlemas ja kutsu enda tunde vaatlema, eks ole. Et siis sa saad justkui seda mingisugust akent veel avada, mida sa ise võib-olla ei pane tähele. Nüüd noorsootöös saab seda tegelikult samamoodi teha, et noorsootöötaja on nii-öelda natukene nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen, selline kaugemalt vaatleja esialgu noorte puhul, et ma vaatlen ja jälgin, mida need noored teevad või 1 või 2 konkreetset noort. Ja siis ma räägin temaga sellel teemal. Ja teate, see ongi nii lihtne. Me peaksime rääkima rohkem. Nagu see kogu maailm, eks ole, viib kuidagi meid sinna, et kõik teevad mingid tegevuskavasid, kes kuidas midagi peaks tegema. Rääkige noortega. Küsige nende käest küsimusi, mille peale nad jäävad mõtlema ja ütlevad, ma ei olegi selle peale mõelnud. Ja see on kõige parem asi, kui ta ütleb, et ma ei ole selle peale mõelnud, sest siis tema aju hakkab alles päriselt ju töötama või nagu aktiveerub, eks ole. Ja siis tekib midagi seal sees. Et kui ma mentorina ka olen õpetajatega töötan, eks ole, samamoodi. Õpetajad ei julge väga öelda, et nad ei ole selle peale mõelnud või et nad ei tea, aga kui nad seda ütlevad, see on väga äge. Et koolisüsteemis meil ei ole väga palju justkui, vähemalt räägitakse, et ei ole väga palju aega selle jaoks, aga teie oletegi noorsootöötajana selle jaoks ju olemas. Ehk te leiate selle aja, et lihtsalt rääkida ja kaasa mõelda ja mõtiskleda noortega koos. Ja võib-olla vaadatagi seda, et millised postitused teda huvitavad, millistele ta nii-öelda laiki paneb, eks ole. See on ka info tegelikult selle kohta, mis teda juba huvitab või näiteks nutitelefoni kasutus.
milliseid äppe ta kasutab, kui palju, kui sageli. See info on kõik meil olemas tegelikult, mis me sellest järeldame. Või näiteks, kuidas ta ennast tunneb igapäevaselt nii-öelda trackida või jälgida, eks ole, selle jaoks on ka erinevad vahendid, kas või paberkandjal ei suuna sinna jälle ekraani taha, aga mingi aja tagant kogu aeg niimoodi mingi perioodi jooksul tähendab, jälgib, mis tundeid ma tunnen. Sest need ka räägivad meile juba nii mõndagi, mis käivitas selle või teise tugeva tunde ja ma ei räägi siin ainult ärevusest, hirmust, kurbusest, vaid ka rõõmust, mis mind rõõmsaks teeb. Me unustame selle tihtilugu ära, et mis hetkel ma tundsin, et ma olen rõõmus, ma olen õnnelik, ma olen rahulolev ja see käib teie kohta täpselt samamoodi. Nii et selline mõnus oleks tegelikult seda teha noortega koos ja öeldagi, tead, ma tulen ka, proovin seda enesearengu värki ja vaatame, mis mina saan enda kohta teada, mis sina enda kohta teada said ja siis vahetame. Et see peaks nagu käima eeskujuga koos, sest tänased täiskasvanud ei ole ka seda omal kooli ajal väga palju kogeda saanud. Lihtsalt aeg oli teine, see ei olnud õhus, see teema ei olnud aktuaalne, aga täna on. Nii et kui me tahame noori aidata, siis teeme seda nendega koos, nendega rääkides, jagades ka enda arengukohti. Ja just nimelt seda, et mis ma avastasin, kuidas ma selle avastasin, mida ma üldse märkasin ja nii edasi. Et kõigest sellest. Ja kui siin oli ka juttu alguse poole sellest, et mida noorte aastaga siis teha või et milliseid üritusi teha ja mis noori huvitab, siis need tegelikult saab kõik juba omavahel ära siduda. Et need kõik küsimused, pluss teie panus, pluss noorte panus, pluss teie andmed, noorte andmed ja tegelikult need vastused on juba olemas. Need ei pea kaugelt otsima, need on olemas. Ja ma mõtlengi, et kui kool ja haridussüsteem on selline üsna nagu redel, ikkagi kuidagimoodi nagu struktureeritud, selline kindel ja tugev, siis noorsootöö ja huviharidus ja mitteformaalne haridus üleüldises plaanis, eks ole, võimaldabki kõike seda, mida kool ütleb, et seda ei ole võimalik teha. Nii et võib-olla üldpädevuste kaudu vaadata, et ma võtan selle fookusesse, liidan siia selle ja see on teie loovuse koht. Ja sellega te võimaldate ka noortel siis ennast avastada, endast teadlikumaks saada, enda valikuid võib-olla kindlamalt ja julgemalt teha ja niimoodi siis iseenda elu teed ise kujundada. Ja kui nüüd Jaan tagasi tuleb ühel hetkel, ma ei tea, kui kaugel ta seal on, eks ole, aga kui Jaan tuleb tagasi, oleks hästi tore, väga tore, et kuna jutul hetkel on veel minu käes, siis ma saan niimoodi sellise üleminekusid teha ja mina nii-öelda, kuidas enesearendamine võib käia. Ma panin ka 3 sellist mõtet, mida mina teadlikult hakkasin tegema tegelikult alles umbes 5 aastat tagasi. Mul oli mingi hetk periood, kus ma ei tahtnud tööle minna ja ma ei tahtnud hommikul ärgata ja siis ma leidsin nii-öelda sellise, ma ei tea, kas see nagu teadusmaailmas on nagu adekvaatne öelda, selline nagu biohäkk või nagu aju häkkimine. Ehk siis ma ärkasin üles ja ma tundsin, et ma olen ärkvel ja siis ma naeratasin endale. Ehk siis ma hakkasin juba nagu natukene manipuleerima mõnes mõttes seda tunnet, et ma tahaksin ärgata ja tahan tööle minna ja mul on nagu hea olla. Ja siis ma hakkasin ühel hetkel teisi tunnustama ka, sest ma tundsin, et ma ei tee seda piisavalt, ma pigem kritiseerin neid. Ehk siis ma olin natukene nagu võib-olla selline vinguviiul, võib-olla tahtsin natukene ise seda tunnustust saada ja ka tegelikult sain ja see ka nagu omamoodi nagu mind lõhestas. Hakkasin teisi nii-öelda tunnustama, teiste ideid tunnustama rohkem sagedamini ja võtsin sellise elujaatava kõneviisi sisse. Ehk siis ma küll ütlesin asjadele ei, aga ma ütlesin seda öeldes jaa. Ehk siis näiteks mitte, et ma ei saa täna tulla, vaid tead, ma täna tegelen selle asjaga. See on see sama, idee on sama, ma ei saa tulla või ma ei taha tulla või ma ei viitsi tulla, vahet ei ole, aga ma ütlesin selle põhjuse, et mida ma nüüd teen selle asemel, sest ma pean tegema valikuid. Ja kui nüüd sellest küsimusest tegelikult
põrgatada sulle, Jaan, siis enesearengu teema, kas ja kuidas sina oled sellega iseenda nahal kokku puutunud? Kuidas sa ennast arendad? Jah, aitäh. Ja see on üks väga tähtis asi, mis on, et jah, et väga tähtis on see, et inimesed suudavad olla heatujulised, et nad suudavad positiivselt suhtuda, et nad suudavad alati ka häid asju öelda, aga me peame, kui me mõtleme nii enesearengust kui loovusest, siis me peame kindlasti seda ka silmast pidama, et nagu areng tihtipeale toimub seal, kus me saame negatiivset tagasisidet. Ma ei pea silmas nüüd otseselt sellist pahaloomulist nagu väga halb, aga ikkagi nagu kriitilist tagasisidet. Ja mina ise just, ma olen seda ammu võtnud niimoodi, et kui ma nüüd kirjutan raamatuid, siis ma olen ise väga kriitiline nagu ja tõesti nagu ma ise nagu ütlen selle kohta mõne asja kohta, et ei kõlba, aga siis ma meelega saadan nendele sõpradele, kellelt ma tean, et nad kritiseerivad. Nii et siin viimase raamatuga loovusest ja lugelemisest oligi, et ma saatsin ühele heale sõbrale, teadlasele. Ma teadsin, et ta on kriitiline, aga ma ei teadnud, et ta on nii kriitiline. Ta ütles, et see peatükk sul praegu on pudru ja kapsad, et sa pead selle tegema 2. Ma arvasin, et mul on raamat peaaegu valmis, eks. Ja siis ma pidin minema selle peatüki 2 kirjutama, eks. Et see on hästi tähtis asi, mida teadvustada, mida ka noortele öelda ja niimoodi, et alati muidugi öelge esiteks midagi positiivset ja nii, aga me ei peaks kartma ja noored ei peaks kartma seda, et kui tuleb ka nagu sellist kriitilist toonisest, just see tagasiside, konstruktiivne, aga tihtipeale negatiivne tagasiside on see, mis aitab meil nagu edasi areneda ja kahtlemata on ka midagi, mis mind on aidanud väga palju. Sellega ma täiesti nõustun. Üks selline, mis praegu on ju koolides ka on metoodiliselt sees on kujundav hindamine, mille hulgas on see, et on õppija teeb, eks ole, oma töö mustandi ja näitab seda kaaslasele. See on hirmus raske alguses. Minul samamoodi, kusjuures see oli ka üks asi, mida ma siit nagu nimekirjast välja jätsin, aga täpselt samamoodi, ehk siis näita mustandit, millele siis me oleme nagu vastuvõtlikumad sellele tagasisidele, siis ma juba tean, ma tean, ma olen valmis selleks, et siit nagu ümber tähtis on nagu õpilastele, noortele öelda, miks me ta teeme. Miks? Ja just, et selle põhiidee ongi selles, et teine aju, teine mõttemaailm saab sul anda uusi ideid, uusi tükke. Nii käibki asjade paremaks tegemine, nii käibki nagu arenemine. Et see ongi see probleem, mis koolis on, aga ka mujal, et õpilased nagu nad tahavad kogu aeg saada positiivset tagasisidet ja nad ei saa aru või ei oska hinnata seda, et mis see nagu natukene kehvem hinne tähendab või mida negatiivne tagasiside nagu tähendab. Aga see on just minu arvates asi, mida koolis võiks õppida, sest seal on nagu selline turvaline keskkond. Tegelikult on ju ükskõik, kas sa saad 3 või ei, aga täpselt ma tean ise ka seda oma koolielust väga hästi, kui valus see oli ja kuidas tegelikult tollal. Aga ka praegu mitte keegi ei selgita seda, et hinne nagu selles suhtes ei ole tähtis. Ja, nii et see on selline asi, millest alati teadlik olla ja et kui me hakkame ise näiteks noorsootöötajana nagu noortele mingit tagasisidet andma, siis me peame ka valmis olema selleks, et nad ei ole seda õppinud tihtipeale, nad ei saa aru, miks see negatiivne tagasiside on ja et me peame esiteks nagu selgitama jällegi, et miks me seda teeme, et meie ainus eesmärk on neid nagu arendada ja aidata tegelikult. Kas sa niimoodi enesearenguga niimoodi väga teadlikult veel kuidagi oled tegelenud, kaevunud iseenda sisse, et miks see ikkagi on niimoodi, miks ma olen niimoodi valinud või teinud või ütelnud või tunnen niimoodi või mis selle taga on? Minu jaoks eneseareng peamiselt on ikkagi see, et ma üritan teha asju, mida ma varem ei suutnud. Ja teadlasena on see nagu võimaluste
välilai, sellepärast, et noh, ma võin lihtsalt uurida mingit teemat, mida ma varem pole uurinud, on ju. Teised ütlevad, ei, kuule, sul ei ole selleks tausta, sa ei saa sellega hakkama. No, proovime, eks on ju. Nii et minu eneseareng on peamiselt nagu seotud mingite asjade saavutamisega, mida inimesed nagu, või ma ise ka arvan, et ei ole lihtne ja ei ole tehtav nagu, ja sa tahad öelda midagi enda kohta või sa oled juba piisavalt öelnud oma enesearengu kohta? Jah, see klikk käis mingil hetkel ära, et ma sain aru, et mul ei ole vaja teistele tõestada, aga see käis väga hilja. Tegelikult see käis ju täiskasvanu eas alles, et seda, jah, ütleme niimoodi, et ma natukene kogelen sellepärast, et ma ei tea, kuivõrd nagu aktuaalne see nagu TVEC-i ja kogu see maailm on teadus või ütleme neuroteaduse maailmas, eks ole, aga iseenesest Carol Dweck ja arengumõtteviis, eks ole, siis sealt poolt mina nagu sain alles aru, et ma võin näiteks matemaatikat ka osata, sest see ei ole see on lihtsalt üks keel, mõnes mõttes see on lihtsalt numbrite keel. Ma saan ju seal samamoodi, sina mõistad mind, eks ole, et Bloomi taksonoomias ma saan kõiki neid tasandeid nii-öelda läbida, ükskõik mida ma teen. Aga küsimus selles, kas ma tahan. Näiteks ma ilmselt suudaksin ka samamoodi ägedalt sõita rallit nagu Ott, aga kas ma päriselt tahan, see on nagu iseasi, on ju. Aga kui ma nagu tööd ja vaeva näen ja pingutan ja proovin ja teen ja pühendunult, siis ilmselt suudaksin ühel hetkel. Et ma ei läheks temaga võistlema ilmselt võib-olla, aga idee selles, et ma võin seda suuta, mind nagu aitas ja on aidanud siiamaane ka. Nüüd ma küsiks sellise asja, et kui siin nagu enesearengu teemad ja loovus ja püüdsin need kuidagi nagu omavahel kokku kombineerida ja siis küsimusena, et kuidas ennast loovalt arendada? No ma arvan, et kõige tähtsam asi on see, et õpilased, noored üldse aru saaksid, et see, mis on praegu nagu ei loe ja pigem piirab, et ma rääkisin natukene sellest, on ju selles suhtes, et me nagu, et on kehvad hinded või nii edasi, aga teine asi on ka see, et see, mis ma praegu teen ja kuidas ma reageerin, et see on ka nagu muudetav ja võib-olla peabki muutuma. Ja see on üks koht, kus ma annaksin sellise natukene ütleme konstruktiivse tagasiside sulle ka, et see üks tehnika, mis sa ütlesid, on, et vaadake, mis sõnu te kasutate, vaadake, mida te laikite, vaadake, mida noored laikivad. Et see on problemaatiline sellepärast, et need programmid nagu näiteks TikTok, Instagram, nad on loodud nii, et nad kontrolliksid aju, nad on loodud nii, et nad nagu, neil on oma nagu selline kaaperdamissüsteem aju jaoks. Seega, kui sa küsiksid noorelt, et lähtu sellelt, mida sa laikid, mida sa vaatad, siis ta jääbki igaveseks sinna lõksu. Seda küll, jah. Niisiis, et väga tähtis on see, et me saame aru, et ongi noori, kes ongi 7 tundi päevas TikTokis, on ju. Ja loovuse ja enesearengu teemad tähendavad seda, et meie, võib-olla noorsootöötajana, oleme need, kes hakkavad üldse uurima ja küsima, et kas tal võiks olla mingeid teisi huvisid? Kas tal varem oli mingeid teisi huvisid? Et me peame aru saama, et see huvi nagu meis tihtipeale just tänu nende ülivõimsatele programmidele me ei saa lähtuda sellest, mis ta praegu teeb ja mis ta praegu huvi on, sest see võib olla selline, mis me ütleme selle kohta, parasiitlik huvi. Et see on nagu parasiit või selline asi, mis ei ole nagu kuidagi nagu positiivne ja et me saame aru, et selleks, et nagu areneda, selleks, et nagu loovusega tegeleda on vaja nagu tihtipeale natukene kastist välja minna ja proovida ka neid erinevaid teisi tegevusi, olgu see mingisugune käsitöö, kokandus, ettevõtlus, mingi asja organiseerimine, muusika, joonistamine. Teie siin publiku seas teate palju paremini neid erinevaid tegevusi, et tihtipeale noor, tal ei ole endal üldse aimugi, sest ta ongi kogu aeg 7 tundi TikTokis, tal ei ole aimugi, et tegelikult on super ägedaid asju, mis talle võiks meeldida üldse.
Jah, sellega ma nõustun, et eks need algoritmid olegi natukene nagu meie brainwash'iks või nagu ajupesuks on ju mõeldud. Sealt saab selle teema võib-olla siiski kätte, et mis võiks veel huvi tunda. Kas need on tantsud või on see kokandus või midagi, mis seal sisus. Selles suhtes see on nõus, et võib vaadata, et mis on nagu sellised konstruktiivsed asjad, millega vastu sa huvi tunned, on ju näiteks, et kui tõesti sinu see TikToki feed nagu peamiselt ikkagi sulle meeldivad tantsuvideod ja sulle meeldib vaadata, kus inimesed liiguvad, äkki saab sellest midagi konstruktiivset teha, olgu see kas filmi tegemine, mingi loo kirjutamine, ise tantsimine, tantsijate pildistamine, hobist on tohutult just, et ma tahaks alati, et lapsed ja noored ei jääks mitte ainult tarbijaks, vaid nad nagu leiaks selle nagu positiivse asja, et mis mina saaks teha ja minul ei ole näiteks midagi selle vastu, kui noored ka ise nagu teevad mingi väga huvitava TikToki kanali. See on ka kunst oma, et tänapäeval selles edukas olemine on ilmselt raskem kui teadlasena edukas olemine, sest sul on nii palju konkurente üle maailma, eks, et ma just ütlen, et laps, ta ei tohi olla ainult tarbija, see, kes lihtsalt 7 tundi scrollib, vaid midagi peaks tulema ja see on meie kõigi ühine eesmärk. Seda ma olen märganud täiskasvanute hulgas siiski ka paraku, ehk siis me oleme jõudnud siia, kus me ütleme, et seda ei tohiks teha, aga tegelikult mis me teeme, on ju. Et samamoodi nagu tarbija rollis on ju ja praegu siin nagu päris palju on meid sellest tarbija rollist täna, eks ole. Et loovus hakkab ja kogu see arendamine, ka noorsootöötaja enesearendamine hakkab pihta siis, kui me siin paneme pildi nagu kinni, igaüks läheb oma nii-öelda boksi tagasi ja hakkab sealt siis nagu vaatama ja kombineerima ja omavahel neid tükke nagu puslest siis või Legos siis kokku panema. Aga teiselt poolt tükke tuleb koguda, eks? Jaa. Seega, kui ma loodangi, et see veebiüritus siin mõnele annab mingid tükid jällegi, et sa ei saa kogu aeg ainult oma peas nagu asju panna, see on ka probleem. Igal alal on ka see probleem, kui sa ainult nagu oma peas paned ja isegi nagu me mõtleme vahel on nüüd kunst on näiteks selline, kus nagu tõesti nagu väga originaalselt tuleb ise mõtete peale. Kui me uurime Picasso teoseid, siis me näeme, kui palju ta nagu tegelikult kasutab elemente teistelt kunstnikelt meelega. Ta näitab, et ta teab. Ta näitab, et ta on mõelnud nende asjade peale. Picasso on teinud nagu teiste kunstnike nagu piltidest oma versioone ja niimoodi meelega, sellepärast, et see näitab, et ta saab aru, mida see teine kunstnik tahtis teha. Niisiis see on ka tähtis asi, mida noortele öelda, et loovus ei tähenda seda, et sa oled originaalne kõiges, vaid see, et sa tead ka seda, mis varem on tehtud, ükskõik jällegi ettevõtluses, muusikas, kunstis, ükskõik. Nii et natukene tuleb tarbida, aga muidugi vahe on see, et kas sa lihtsalt tarbid seda, mida algoritm sul ette söödab, või sa tarbid seda, mida sa tahad. Ja näiteks ma loodan, et teil täna siin see algoritm ei söötnud ette, et te peate siin sellel kohtumisel olema, vaid ikkagi ise tahate ka, eks. Aga see on see oluline vahe. Kes kontrollib? Kas algoritm või te ise? Ja noortele, see on see, mida ma ka alati ütlen, et mõelge selle peale, kes kontrollib keda. Nad ei ole kunagi mõelnud, kui palju need algoritmid neid kontrollivad. Väga lahe. Ma ei tahaks siin nagu midagi rohkem nagu öelda. Siin sai nagu täpselt niimoodi, ja siis nagu tekkis punkt. Aitäh sulle, Jaan! Ja aitäh kõigile selle väga toreda ürituse eest. Aitäh, kes siin olid ja loodame, et ühes või teises vormis kohtume veel. Aitäh sulle ka, Jaan, ja aitäh sulle, Triinu. Oli tõsiselt huvitav ja ma loodan, et igaüks korjas täna siit kokku oma tükid, millega siis nüüd edasi minna, mis ta siit kaasa võtab ja mis teda tema arengus, töös toetab. Aitäh kõigile teile, kes te siin täna tulite kohale. Ja tahaksin siis veel meelde tuletada, et pane endale kalendrisse kirja 7–13 november selle aastane noorsootöö nädal, loovus ja eneseareng.
hakkame siis loovalt tegutsema, mõtlema, ennast arendama, saame kokku noortega, küsime noortelt, mis neile meeldib, mis neile huvi pakub, mida nad tahaksid teha. Korraldame koos noortega need sündmused, ettevõtmised, tegevused, pange need kirja meie noorsootöö nädala sündmuste kalendrisse ja mis veel? Hoidke meie tegemistel silm peal sotsiaalmeedias ja kindlasti varsti saate külastada ka noorsootöö nädala veebilehte, kus siis kogu info kokku tuleb. Veel kord suur aitäh teile, aitäh Triinu ja Jaan ja aitäh Kadrile, kes jagasid oma mõtteid, kogemusi täna siin. Ja kõik, kes ei jõudnud täna siia, siis kindlasti saate kolleegidele jagada, peagi paneme üles ka sellesama seminari, webinari ka järelvaatamiseks. Ja saadan kõigile ka lingi, kes täna siin kohal olid, et saate ka ise mingeid teemasid järgi vaadata. Aitäh teile!